Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse Lõvid. See on lugemine teile nädalaks 5.–11. jaanuar. Ma olen siia võtnud teile valmis 7 kaarti ja vaatame siis, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. See on selline nädal. Seal esimene kaart on kohe müntide kuninganna ja müntide kuninganna on kokkuhoidlik naisterahvas. Tema ei larista, ta ei osta uusi asju, ta vaatab, mis tal kodus on, parandab vana. Ja siit on ka kogu selle nädala sõnum on see, et praegu ei ole õige aeg alustada uute projektidega. Ei ole õige aeg vahetada töökohta. Et tuleks sellel nädalal võtta aeg maha, vaadata, mõelda, kaaluda. Siin on nagu üks kaart, see 3. kaart seal üleval. Selle kaardi sõnum on selline, et kuulake targemaid inimesi või kedagi, kes nõu annab, et kindlasti kuulata, aga mitte midagi ei oleks praegu kasulik sellel nädalal ette võtta, et midagi uut alustada. Et võtke aeg maha, kasutage seda aega rohkem oma lähedastega koos viibimiseks, nii palju kui võimalik. Minge jalutage väljas, nautige talveilmasid, ma loodan, et tuleb lumesadu ja kui te talve armastate, nautige seda, jalutage väljas, mõelge, proovige oma pea puhtaks saada kõikidest mõtetest, et sellel nädalal on mõistlik ilmselt võtta aeg maha, lugeda head raamatut, vaadata head filmi ja oodata, mis järgmisel nädalal, mis sõnumid teile järgmiseks nädalaks tulevad, sest see viimane kaart on selline kaart, mis ütleb, et nii, me ootame need sõnumid ära ja siis vaatame, kuhu ja kuidas edasi saab. Et ma võtsin teile nüüd selleks nädalaks ka ühe lisakaardi oma Inglitaru kaardipakist ja vaatame, mis kaart teile selleks nädalaks tuli. Nii. Teie saite endale jumaliku juhendamise. Elu mõtte otsimine, kaalu teistsugust lähenemist, ümbritse end tarkade õpetajate või sõpradega. Jah, nii ongi, et vaadake seesama kaart on küll natuke teistsugune, aga ta on siin üleval samamoodi, et see on ülempreester ja tema sõnum ongi see, et võtke aeg maha, otsige elu mõtet ja ümbritsege ennast tarkade inimestega. Et nautige siis perekeskselt seda nädalat, veetke aega, ma ei tea, jalutage, käige koeraga jalutamas, minge kinno. Ühesõnaga, tehke midagi sellist, aga ärge alustage ühtegi uut asja, ärge üldse mõelgegi praegu uute projektide peale. Unustage selleks nädalaks ära kõik muud asjad, et tegelege sellega, millega te tegelema peate ja võtke vabalt, nautige seda talve ja tundke elust rõõmu. Et äriprojektid ja kõik muud asjad, mida te olete plaaninud alustada, lükake lihtsalt pisut edasi. Mitte midagi ei juhtu. Andke lihtsalt aega sellel asjal seedida. Et küll tuleb selle kõige jaoks ka õige aeg. Aga mina tänan teid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.